Hei, uues ajas enam ei ole populaarne rääkida teistele, levitada lugusid, kuidas mulle tehti ikka liiga või küll ma olen ikka ohver ja ma vajan lohutust ja toetust ja nii edasi. Kurvakuju kuulutajad, noh, hakkavad tasapisi nagu ära kaduma. Ja miks see nii on? See on sellepärast nii, et uus aeg nii-öelda nõuab igalt indiviidilt tulla enda sisse, isiklikku vastutusse. Ja seda erinevad teed blokeeritakse ära, et iga inimene sinna kukuks. Ehk siis võtaks isikliku vastutuse. See on sellepärast kollektiivis nii, et me elame veevala ja ajastus. Ja enam sellised manipulatsioonid ei endaga saboteerimine ega ka teistega saboteerimine ei tööta. Langevad ära, seda ei võeta enam tõsiselt, sest teadlikkus on niivõrd tõusnud. Üleüldine kollektiivne teadlikkus on niivõrd tõusnud ja see ongi, et alguses võib-olla selline, et see teekonna ettevõtmine tundub nii raske ja ebamugav ja kuidagi liiga tõsine, siis tegelikult vastupidi alles õiged asjad hakkad lahti rulluma, kui sa endasse koondud. Ja hakkad vaatama ja vabastama ja tegelikult on see tore. Tegelikult on see tore ja aina paremaks läheb, kui seda teha. See on võib-olla ka, mis on uue aja ja vana aja nii-öelda ajastu erinevus. Et see on tuntavalt ka Eestimaal tunda. Et väga paljud käärivad oma käised ülesse ja hakkavad endasse vaatama. Ja kui varem oli selline asi, et nagu minu kaitseingel või tähendab meie kaitseingel, eks, tuleb päästma. Kas unenäos, kas meditatsioonis, kas päriselus inimese näol. Siis nüüd just hiljuti olen ma tähele pannud ühte väga huvitavat asja. Ja see näide on ilmselge näide sellest, et see on ka kollektiivis nii. Vaata, see on selle, et keegi enam ei päästa meid. Või tähendab, see päästmine on saanud uue nii-öelda tähenduse. Et meie ise päästame ennast eelkõige. Ehk me päästame oma sisemist last, eks ju, nooremat, meie mineviku mina. Meie praegune mina saab päästa meie mineviku mina, et meie tuleviku mina tunneks ennast paremini. Külluslikumalt. Nüüd ongi nii, et kui kaitseingel viimati minul oli näiteks unenäos kaitseingel, kes tuli peale ühte postitust, mis oli päris tõsine, ja siis ta tuli mu unenäosse nagu peaingel Miikael varustusega ja kui ta varem on selline, kes tuleb nagu otse maid päästma, nagu superhero. Jah. Mingi kriisi olukorras tuleb ainult päästma. Tuleb, et ainult päästa. Siis seekord isegi mu kaitseingel nägi seda, tuli vaatama, mis olukord on unenäos. Tuli vaatama olukorda, sest ta obviously süda ei andnud rahu ja ta tuli vaatama ja kogu kaitsearmeega või selle kaitse tööriistade varustusega tuli, vaatas üle ja ta lihtsalt aegluubis vaatas seda olukorda ja ta vaatas seda hoopis teise pilguga, kui tavaliselt on vaadanud. Ta vaatas seda selle pilguga, et mõistmisega, sügavama mõistmisega, et kõik see aeg, millal ma olen tulnud sind päästma, olen ma tegelikult tulnud iseennast päästma. Need on olnud võtmed mu enda enesearengu teekonnal. Need kutsed, ma olen olnud nii selle sees, et ma arvanud, et mul on kõik hästi ja ma olen nagu piisavalt tugev ja julge ja vastupidav, et teisi aidata, aga tegelikult need on olnud ka võtmed mulle endale.
ta nägi seda. Ühesõnaga, kaitseinglil oleks justkui nagu olnud spirituaalne ärkamine endal ka. Et jaa, ta on tubli ja võimekas ja vastupidav ja külluslik, et ta suudab seda jagada teistele. Aga meil kõigil on mingid teemad, mis vajad lahti arutamist või mõistmist. Ja see mõistmine oli selline, et ta ei näinud seda sellepärast, et ta oli nii, armastas kedagi. Armastas pimesi, aga ta ei näinud, et see oli talle hoopiski valu tekitajaks või raskuseks. Et ta selline mõistmine tekkis läbi teisele appi tõttamise, tegelikult ta mõistis ka midagi enda olukordadest. Ja ta tuli vabastama mind, aga ta vabastas ka iseennast. Ja seda nii kõikidel tasanditel. Füüsiline, mentaalne, emotsionaalne. Et see oli selline aegluubis unenägu. Et see ei olnud tegelikult kriis, kiireloomuline, vaid see oli midagi, kus mina olin juba nagu välja kasvanud. Viimased etapid olid selline nagu minu vabastamine. Ma isegi ei kutsunud teda appi. Ta ise tuli. Ja ta tuli sellepärast, et minul olid vastused, ilma minule endale teadmatagi, olid vastused talle. Loodus seadis seda nii. Mina olen nagu super sõltumatu ja iseseisev ja kõigega ise hakkama saav. Et tegelikult ma teadlikult ei olegi kedagi nagu kutsunudki või midagi nii. Aga kõrgemad hingesidemed ehk meie kaitseinglid, meie kõrgemad minad, ka neil on vastakuti midagi. Sest vaata, meie enesearengu teekond on spiraalne. Mingid teemad, mingised baasteemad, just ma mõtlengi baasteemad. Mingid alalised teemad, mis läbi meie elu käivad, nad tulevad aeg-ajalt tagasi, aga nad tulevad uues võtmes. Nad tulevad juba edasi arenenud võtmes midagi veel täiendama, lisama, et me saaksime selle nagu teema lõpuks ammendatud. Et ta ei tule enam nii toorelt, ta ei tule enam nii selliselt valusalt, vaid ta tuleb juba selliselt, et ta pöördub nii-öelda ressursiks sellele inimesele. Et see nii-öelda see varasem baasteema ei ole enam mingi teema, vaid lõppkokkuvõttes ta muutub ressursiks ja ma näen, et nad mõlemad on nagu väga-väga edasi arenenud hinged seal unenäos on ju. Ja see ongi nagu see mõte oli. Ma saan aru looduse tõlgendusest niimoodi, kui ma küsisin, mis asi see nüüd siis oli. Sest, ja ma tahan sulle öelda seda, et isegi sinu kaitseinglid või sinu kõrgem mina, sinu teine pool kõrgemates hingesidemetes ka, nad enam ei tihka päästa teineteist, vaid nad päästavad iseennast läbi mingite peegelduste. Nad ei võta neid peegeldusi liiga isiklikult ega solvanguna, vaid nad saavad aru, et see ei ole teise inimese tahtlik see, vaid see on looduse poolt niimoodi, see protsess niimoodi intensiivistada, et looduse poolt niimoodi määratud, sest nad on kaugele arenenud hinged. Ja et nad muudaksid mingi valupoweriks, nagu ma eilses ütlesin ka, et selle eesmärk on oma valupoweriks muuta, mitte kedagi kannatusest kinni hoida. Et see on tegelikult, vaata see ongi see, et selline raske teema võib olla tegelikult muutuda väga ilusaks, blissful teemaks. Ja seda eriti, kui me aktsepteerime või lepime. Sest leinaprotsessi üks väga määrav etapp on aktsepteerimine, leppimine, siis saab teema vabaneda ja siis saab toimuda edasi liikumine. Ja see edasi liikumine ongi kas üksi või koos, see ei oma tähtsust. Tähtis missioon oli see, et mitte teineteist ära päästa, et mugavustsooni tekitada teineteisel, vaid vastupidi kukutada sellele, et meie ise oleme iseenda elu kangelased, mis on ilus.
hästi. Loodan, et said siit taiplikust midagi. Et ma ei räägi ainult endast, ma räägin kollektiivis. Et selline mentaalsus või selline on täiesti muutunud varasemaga võrreldes. Et selline küpsus, selline teadlikkus on kollektiivis. Enam ei ole nii exciting sellised kaassõltuvussuhted, ohver, süüdistaja, päästja enam ei eruta kedagi. See on nagu isegi nagu et ollakse niivõrd enesearmastuse teekonnal. Ja see on ilus. Mitte see ei tähenda, et me oleme muutunud külmaks teineteise suhtes. Ei. Suhtlus on kusjuures aktiivsem kui kunagi varem kollektiivis, globaalselt, ja see on kulda väärt. See ongi see kõige olulisem asi, sest just kui me ei suhtle, see tekitab kaassõltuvussuhet. Kui me suhtleme, me saame aru, mis meid seob, see vabastab, kuidas öelda, tuleb, läheb, sellised suhtluste kaudu on protsessimine väga kiire ja aus ja autentne ja ennetav. Ja see on ilus. Ja aga me oleme enesearengu teekonnal. Me austame oma individuaalsust ka. Me hoolime, me mõistame lihtsalt, et kui me kedagi päästame, et me enam ei ole enesetähtsusest superherood, vaata. Ei tekita ka sõltuvust tahtlikult, teadlikult, ebateadlikult, vaid tahtlikult, teadlikult me loome piire enda ja teiste vahel ja paindlikke piire siiski. Ja see on ilus. See on armastus, see on nii ilus. See on nii puhas koht, see on nii austav koht. Ja ma näen, et kollektiivis seda aina on. Kaassõltuvussuhetes inimestel nad oleks nagu kuumadel sütetel kõnniksid. Sest kollektiivis selline energeetika hakkab tasapisi vähenema, kahanema. Inimesed hakkavad rohkem. See veevala ajastu teeb seda. See veevala ajastu energeetika soodustab seda. See on nagu õhus on see lihtsalt, atmosfääris, kollektiivselt, globaalselt. Ja issand, kui suur fänn ma olen tegelikult veevala ajastul. It's like, ma olen nii tänulik, et ma sellisest ajastust osa saan. Ma olen nii tänulik. Minu jaoks on see ultimate. Nüüd mul poeg tuli. Hästi, loodan, et sa said siit midagi. Kui jah, kinnita like'iga ja tule järgi mu lehte, sest ma aeg-ajalt teen veel selliseid postitusi. Eksprompt, spontaanseid, mis kanaldusena tulevad, mis võivad sind selle teekonnal aidata. Kohtumiseni!